Siin väikes väsinud garaažiputkas askeldab endine varas, kes on otsustanud keerata elus uue lehekülje ja anda inimestele tagasi oma varastatud vara. Kas tegemist võib olla moodse Robin Hoodiga? Kuidas te sattusite varaste maailma? Eks tegureid ole mitmeid. Ma juba väikse poisina soovisin saada vargaks, vaadates televiisorist igasuguseid piraadi ja pangaröövli filme. Need filmid olid mulle suureks eeskujuks ja otsustasin ka hakata suureks vargaks. Selleks on mul olemas ka sünnipärased eeldused, nimelt on mul väikest viisi kleptomaania. Ja nii kui midagi ripakil, siis taskusega läks. Miks te otsustasite lõpetada vargakarjääri ja inimestele nende vara tagasi anda? Ma isegi ei tea, kus tuli mõte lõpetada röövlikarjäär. Jaks sai vist otsa, kaus ikka ühti jumalat teenid, otsustasin uute hobide kasuks. Saaksid garaažist, et need varastatud kolast lahti saaks hakata autot remontima. Plaanis on hakata taksojuhiks. Muidugi tekkisid ka süümepiinad, kui sai midagi ärandatud, tekkis halb tunne. Seda mul eelnevalt ei olnud, aga sain lõpuks aru, et varastamine ei ole üldse kilus tegu ja soovin oma patud lunastada ja inimestele kogu vara tagasi anda. Kuidas teiega kontakteeruda saab, kui keegi tunneb, et tal on midagi ära varastatud ja soovib oma lelu tagasi saada? Võib tulla ka siia, minu juurde garaaži, kus ma hoian kunagisi varastatud asju või siis külastada meie veebileht heasüdamlikud-röövlid.ee, mida me siis aretame koos Röövliliiduga. Mina olen kodulehe idee looja. Sellel kodulehel endised röövlid ja ka mina jagame pilte varastatud asjadest. Kui keegi tunneb pildid varastatud eseme, siis palun kontakteeruge, saate oma soetatud asja tagasi ja lisaks veel 20 € valuraha. Eks asjad võivad vahel kaduda ja vahel võib selle taga olla keegi. Kui läheb hästi, saate te oma asjad ühel päeval tagasi.